ilusa õhtu siin maakohal. Noh, mis võiks veel parem olla kui väike treening mäel. Täna on midagi uut. Mul on siin kotitäis liiva ja kive. Ja ma kannan seda seljas. Tegelikult peaks seda treeningvaba päev olema, aga nimetame seda siis aktiivseks treeninguks. Me teeme hoopis midagi muud. Ei lähe jooksma, ei lähe raskusi tõstma, vaid lähme hoopis kõnnime veidikene mägedele. Nii palju kui Eestis on mägesid nimetada, mägedes kutsub. Mul ka siin samas, lihtsalt tõestuseks, et see kott kaalub veidikene ka. Ma tõstan selle kaalu siin. Hoian. Just nüüd lähemalt näha on, kui palju siin on kaalu küljes. 35 kilo vist enam vähem. 35 kilo on selle kotti kaal. Tund aega on see pulsi mõõti on peal ja sellest välja tuleb. Selle kotti pulsi. No ikka jalutus käib pargis. Vaatasin midagi sükest tehtud. See ei oleks. Massi on küll. Okei, näeme siis mäed. Mägedeks on nagu vähe nimetada, aga parem ikka kui mitte midagi. Seal tagapool on paar mõnusamat tõusu ka. Ja ei ole palju kõik. 13 minutit alles. Üks aeg veel jäänud. Raskus mõjub kõige rohkem just nagu õlgadele ja ala seljale. Vaatame, mis asi on. Okei. Minna. Palju jään. Ongi viimane hetk. Veidikene raskusasust tõsta. Viimased 5 minutit mida eeldivad kotikasse. Nii kuld rannakul paistab. Kellaaeg on ka üle tunni täis tiksunud. Tund 30. Aegab see kott. Või 1 tund ja 40 sekundit. Aeg on see kott seljast ära võtta. Hoopis teine tunne hakkas kohe. Nüüd võiks jooksma minna. Et teine jääda ka, et see mingi pettus ei ole iseenesest. Keda ma siin petan, kui vaid ise ennast. Siis võtan kotikestest. Lähen kõik selle siia sisse. Enne selle lühikest rännakut panin. Kõigepealt mõned ja suurem natuke liiva. Ja alla minek siis tagumist külge. Loomulikult minu meelest kõige rohkem sain puudutada just nagu õlad, trapets ja alaselg. Suus on ka läbimärk. Soovin teile ilusat nädalavahetuse jätku ja selline alustame.